Tagasi koduteel avanes mul täpselt 4-päevane auk, peamine eesmärk oli koridorikapis tolmu kogunud isa lipp kätte saada, diivanil olnud vana teenistusköide kaasa haarata ja siis kindlustusagendiga kohtuda. Rohkem mul sinna asja polnud, ei mingit tüli ja vanade raevuakende uuesti lahti rakendamist. Pidin lihtsalt oma asjad haarama ja enne esmaspäeva hommikul vormistumist Fort Meadi jõudma. Majale lähenedes ei tundunud midagi muutunud. Sama valge fassaad, tuttavad külgakenfermikud, ühel pool aeda üks suur vaher. Aga muru oli lõigatud nii lühikeseks, et isa poleks seda iial heaks kiitnud. Liidia armastas, et nurgad oleksid sirged ja kõik alati müügivalmis, isegi kui midagi müügis ei olnud. Parkisin mulle ammu endale reserveeritud koha asemel äärekivi äärde, sõiduraja olid ta kenasti endale hõivanud. Mõeldes tagasi ei mäletanud ma, et tookord oleksin vastu vaielnud. Nüüdki ei tahtnud ma vastu hakata. Esimestena silma torkasid uued terasvärvi salatšlukud ukse kohal. Ei mingit isa 90-ndatest pärit messingust teadpolti. Kõik tundus kliiniliselt puhas ning selgelt mitte minu mugavust silmas pidades paika pandud. Ma vajutasin uksekella. Uks prõmmis vastu mind pooleldi lahti ja Liidia pudistas mikromõõdus naeratuse sama pingelise ilmekomboga, millega ta lahtiste ustepäevadel rahvast vastu võttis. Sa pole lubatud enne, kui vabandad. Ta lausus rahulikult, nõtkes hambaid tihedamalt kokku. Poliitika. Üks lause, mis öeldud ilma tõstmata häält või pikemat sissejuhatust. Ootasin vihjet nalja lõpus. Aga see lihtsalt jäi tulemata. Vabanduse eest mida? Hääletoon oli külmavõitu. Pole vaja naabritele lasta näha, kuidas politseile kuulutad, et sul on viimane sõna lihtsalt sellepärast, et seljas on vormiriietus. Liidia silmad lõid mingi vanaproualiku ootava pilgu. Sa kadusid ära 20 aastat ja äkki tuled ning segad kõik mu plaanid. Pereringis nii ei käida. Ma ei kadunud, vastasin ma tahtega häälega, ma olin välja paigutatud. See pole sama. Tema kõrvalistasin lukustusdetailid. Ma piilusin uduses koridori servas, seal ripub isa memoriamikast, tema medalid ja Vietnami patš. Rõõm oli näha, et see vähemalt oli alles, kuigi olin kerge käega palunud mitte seda liigutada. Ma tulin siia isa lipu ja teenistusköite pärast. Mitte midagi muud, ütlesin ma, võid need kätte saada, kostis ta vastusena, lipsutades end uksepidi poole. Kui sa vaid vabandad. See oli nii absurdne, et hea meelega oleksin naerma puhkenud, nagu ta olekski mind ukse taga, kardilauda näidatamas, talvel lumes. Aga Liidia polnud nali teinud. Ma omasin pool sellest majast, olin kandnud pool makse alates ema surmast ja mu nimi seisab päralegendil. Kehtivad paberid oleksin võinud politseiga ära lahendada või ust sisse tungida. Selle asemel astusin ma mitu sammu tagasi. See oli turvalisuse pärast, teatas ta lõpuks, nagu kuulutaks midagi täiesti tavapärast. Sa pole ju tegelikult siin. Olin just selja pööranud, kui ta uuesti hüüdis, siis tee midagi. Allkirjasta laenutaastusleping, tunnista, et eksid. Kõrvalinnas möödus aeglaselt üks auto, täis uudishimu. Ma madaldasin häälitsuse veelgi, ma ei kavatse vabandada selle eest, et kaitsen väärtusvara. Sina kaitsed oma uhkust. Võljutasin tema sõnade kohal hetkeks, nii kui ma varem olin juhtinud vägesid välismaal ja lahendanud andmelekkeid, millest enamik ei oskaks isegi unistada. Mitte ükski selline kriis polnud mind ette valmistanud tüliks kodulaenu üle eeslinna verandal. Räägime hiljem, ütlesin. Aga ilma vabanduseta ei tule vestlust. Uks jäi poolenisti valla, täpselt nii laialt, et sõnum saaks kohale jõuda. Noogutasin ja astusin alla trepist. Mu saapad põrkasid kõnniteega kõvasti, kuigi mul ei ole kombeks uksi paukuma panna ega röökida. Selles maailmas, nii armee hierarhias kui sootuks tavainimeste hulgas, kaotad kontrolli kaotades usaldusväärsuse. Heitsin pilgu maja seljale ning istusin oma autosse. Välja ei tulnudki, olin liikumatult pear. Majal olid jätkuvalt samad telliskivid ja aknad, ainult mängureeglid olid vahepeal muutunud. Telefon vibreeris veel enne, kui soristasin käivitamiseks käiguhoovale. Tulemus kukkus tekstina, sa ei saa otsuseid üksi teha. Vastasin lühidalt, sa ka ei saa. 3 punkti kadusid, tulid tagasi. Asi ei ole rahas. Mõeldes sellele tekstile tabasin end naeratamast.
Loogiliselt vaadates kehtib siin kõik: raha, omakapital, positsioon, survetaktikad. Aga veel enam, lugematuid aastaid tagasi külvatud tülid, mis puhtalt intressimääradest ja kinnisvaraturust ammu eelnevad. Mitte ühtegi vastust polnud mul enam anda. Nii suundusin ma teisele poole tänavat, parginud jämedate puuokste varju meie kunagise algkooli ette. Mänguväljak näis väiksem, kui ma mällu olin talletanud, kõik näebki sama silmaga tagasi vaadates väiksem välja. Tõmbasin sügava hingetõmbe ja helistasin Collins ja Mercerts pärandiasjade büroosse. Adrien Holloway, tere! Lieutenant kolonel Mercer rääkima, palun. Otsekohene ja lööv sissejuhatus meeldis mulle. Mul on kaasomandi vahe, alustasin. Mu õde vahetas ukselukud, sisenemine sõltub minu vabandusest. Hetke tummus, siis, olete ju mõlemad omanikud registris. Tal puudub õigus seda teha. Ma ei taha politseiautot murule, vastasin. Mõistan, kostis Mercer. Mõned faktiküsitlused, leping kirjalikult, laen tühi. Kui kokkuleppeni ei jõuta, on teie abinõuks jagamine, kas omal kokkuleppel või kohtus. Kohtu taha ei taha, ütlesin jõuliselt. Seega läbirääkimised või müük, rõhutas ta. Müük, korrutasin endal peal. See sõna istus selgemini, kui olin arvanud. Kui ma müügikuulutuse panen, kas ta saab seda peatada? Võib küll vaidlustada ja venitada, selgitas Mercer. Aga mitte lõplikult, teil on õigus sundmüügi nõuda. Asi on küll kuluallikas. Vaatasin kässari tahma alla aimuva peegeldust. Saada palun e-postiga kõik vajalikud sammud. Lõpetasime kõne. Ma ei jäänud enam ootele, ei valmistunud kõne uuesti läbi mängima. Avades kontakte, libistasin Lydia nime lihtsalt kõrvale, nagu oleksin avanud ukse, aga seekord hoidsin seda enda eest suletuna. Ma pöördusin kellegi teise poole, Caroline Reyes, sõltumatu maakler, kes polnud seotud mu õe agentuuriga. Kohtusime korra veteranide elamisseminaril, otsekohene, sihikindel naine, kellel polnud aega draamaks. Ta võttis telefoni vastu teisel helinal. Caroline, siin on Adrienne Holloway. Mul on täna vaja Firefoxis kinnisvara müüki panna. Veidi vaikust. Selge, räägi lähemalt. Peeglist heitsin pilgu üle kandiliste katuste ja tühja taeva, mille vahelt mu maja aimub. Ma olen kaasomanik ja väsinud igasugustest ukse taga läbirääkimistest. Caroline ei naernud, ei küsinud tunnete järele. Mis aadress on? Pärast seda, kui andsin talle aadressi, lubas ta, fotod saame pildistada juba homme. Olgu, arva ette, võib pingeline minna. Aga ma olen valmis. Tee mulle mustand müügilepingust, ütlesin ma, saadan teile omandipaberi. Kõne lõppes ja mu 4-päevane puhkus sai täiesti uue tähenduse. Käiguvahetusest vahetasin Vabaduse peal teise ja suundusin koopiamajja, et skännida kindlustusdeklaratsioonid, maksudokumendid ja omandipaberi, mis mul kindlalaekas lehitsesid. Mitte kunagi ei reisi ma ilma paberiteta, vanast harjumusest. Parkisin, kui telefon surises taas. Teate Lydialt, kui arvad, et saad minust üle sõita, eksid, lugesin sõnumi läbi, seejärel sulgesin telefoni ja astusin paberikoopiate maailma. Kaasa kakkusin omandipaberi, jälgisin, kuidas mu enda nimi libises skänneri alla, haaratav tõestus, et see pole mu kujutlus. Adrienne Holloway, 50% omandist, sosistas ekraan. Paber tuli välja soe, ametlik ja igav, täpselt nõnda, nagu ma tahan. See pingeline tunne verandal ei tulnud ühtegi refinantseerimisvormist ega vanemate surmast. See oli siin juba ammu, kui Lydia ja mina veel vannitoas kapi peal seisvast veesoojendist vaidlesime. Lapsena oli Lydia, kes on mul 3 aastat vanem, automaatselt kodupealik, tema valis telekanalid, tema mängis raadiot, tema määras, kes autos kumma ukse juures istub. Mina lahkusin 18-aastaselt baaskoolitusele, Lydia jäi Virginia kolledžisse. Seal läkski tee lahku. Minu teekond viis Gruusiasse, Texasesse ja kõikjale, kuhu armee mind saatnud oli. Lydia aga puuritas end kinnisvarasse, sai 23-aastaselt loa tegutseda maaklerina ja tudeeris meie naabruskonna igat peret, kes refinantseeris, kes lahutas, kelle hüpoteek oli sügavas miinuses. Kui ema 2009. aastal operatsioonile läks, istus Lydia haigla ooteruumis. Mina olin teenistuses kaugel välismaal, helistasin kell 3 öösel, et teada saada värskeimaid uudiseid.
Kui isa hüpertensioon ühel päeval laksu andis, tõi Lydia ta raviarsti juurde, mina saatsin raha ja lendasingi, kui sain. Peres ei öeldud otse välja, aga jutustus kujunes selgeks, Lydia on kohal, mina olen kaugel. Pühadeks sülle jooksesid inimesed esmalt Lydia kallistama, sa oled imeline tütar, ja alles siis pöördusid minu poole, nagu oleksin ma endiselt kusagil sõjaväe ajutises laagris. Isa seda ei pahandanud, tema mõistis eemal oldud eesmärki ega hakanud kedagi parendama. Vorstidramat ei armastanud ka temagi. Peale ema surma hakkas Lydia veetma rohkem öid meie perekodus. Tundus, et see on mõistlik, lühem sõit ja isa nautis seltskonda. Mina ei vaielnud vastu, olin sel ajal Marilandis, umbes tunni kaugusel. Külastasin neid nädalavahetustel, kui mul ei olnud töökohustusi. Kui isa suri, lahendasime päranduse rahulikult. Ei mingeid draamasid. Maja oli täiesti tasutud ja testament jagas kõik võrdselt, kõik toimetasid ühiselt, otse keset. Probaadi koosolekul pigistas Lydia mu kätt ja lubas, et hoiame maja peres. See jääb alati siia, ütles ta. Usaldasin teda. Esimene aasta oli rahulik. Jagasime makse ja hooldust. Lydia hoolitses muruhoolduse ja igapäevase korrashoiu eest, kuna ta elas lähemal. Ma kandsin iga kvartali jooksul pool kuludest. Lihtne. Siis hakkas turg tõusma. Äkitselt polnud maja enam pelgalt emotsionaalne väärtus, vaid hoopis varandus. Lydia hakkas rääkima numbritest. Kas sa tead, kui palju siin tänaval majad müüakse, küsis ta. Meil on 6 numbri väärtuses omakapitali. See tundus justkui normaalne mõte. Leverage oli termin, mis kõlas strateegiliselt, kuni sina oled see, kellele seda rakendatakse. Ta saatis mulle tabelid, võrdluseks müüdud majad, hüpoteeklaenude määrade prognoosid. Ta oli kõik kenasti kaardistanud, võtta raha välja, refinantseeri väikest investeerimisvara Loudeni maakonnas ja saame juba teiseks aastaks üüritulu. See ei olnud mõtlematu plaan, pigem riskantne. Küsin telefoni teel, mida teha, kui turg peaks langema. See ei juhtu, vastas ta rahulikult. See ei ole vastus. Sa alati arvestad kõige halva stsenaariumi järgi, laususin. Töötan halvimate stsenaariumitega. See on osa minu tööst. Kui ütlesin, et ma ei ole valmis allkirja andma, vaikus Lydia vastus oli selline, mis ei olnud rahulik. Hoidsin hinge kinni. Kas see ongi kõik, küsis ta. Sul on ainult vetoõigus. Ma ei vito, vastasin. Ma keeldun. Sa ei usalda mind. Ma ei soovi, et isa majaga oleks seotud võlg. See on meie maja. Ma tean. Seda vestlust kordus erinevates vormides mitme kuu jooksul. E-kirjad, kõned, tekstid, iga kord oli tooni teravus kasvav. Esmakordselt, kui ta ütles, sa käitud nagu sa oled kõigist kõrgemal, peaaegu naersin valjult. Austel ei olnud sugulaste vahel midagi ühist. Mingit hierarhiat ei olnud olemas köögis, mis ehitati 1987 aastal. Kuid tema jaoks polnud see küsimus mitte reeglitest, vaid autoriteedist. Tema oli see, kes siin elas. See, kellel olid tõendid arstivisiitide kohta. See, kes teadis torumehe nime. See, kes haldas pärandustavad isiklikult, samal ajal kui mina skaneerisin dokumente sõjaväe kontorist. Tema silmis käisin mina kohal arvamiste ja lahkudes jälle. Minu arvates kaitsesin ma ainsat asja, mida me ei vajanud riskida. Päeval, kui ta lukud vahetas, saatis ta mulle sõnumi uue klaviatuuri pildiga. Turvalisuse pärast, kirjutas ta. Vaatasin sellele kauem, kui oleksin pidanud. See ei olnud ainult turvalisuse küsimus. See oli territooriumi küsimus. Palusin juurdepääsukoodi. Annaksin sulle selle siis, kui me oleme ühel lainel, vastas ta. Ühel lainel. See oli tema sõna, et viidata nõusolekule. Sel hetkel ei surunud ma teemat. Rääkisin endale, et see pole väärt kaklust uksekoodi üle. Mul oli töö. Failisin meeskonda, kes valmistus küberjulgeoleku audiitoriks. Mul olid suuremad asjad hallata. Kuid iga kord, kui mõtlesin majale, kujutasin ette seda klaviatuuri. See hommikul seistes oma isa vana veranda ees katsus perekond mulle käskida vabandust paluda. See polnud juhuslikheid sündmus, vaid kroonikuude pikkune surve tipp. Kadusid 20 aastaks, kõlas süüdistus ja nüüd segad meie plaane.
Ma ei kadunud kuskile, ma ehitasin karjääri, saatsin raha katuseremondiks, võtsin erakorralist puhkust, kui isa jäi haiglasse, käisin tema matustel vormis ja kandsin tema lipu. Aga puudumine loob ruumi jutustusteks ja Lydia, mu nõbu, oli juba ammu oma versiooni loonud, tema pidas perekonna ülalhoidjaks, mina olin vaid külaline. Hiljem, kohvikus tagasi, panin lauaservale tihkelt organiseeritud dokumendid kokku, kinnitasin need klambriga ja pistin kausta. Puhas, korras, kontrollitud, mõtlesin. Telefon piiksatas. Seekord rühmasõnum, tädilikene, Lydia Adrienne tahab maja sundmüüki ajada. Miks? Kas see polnud ikkagi see maja, millel isa oli terrassi ehitanud? Olin vait. Võinuksin tsiteerida Virginia omandireegleid, viidata kaasomaniku õigustele või selgitada dividendi jagamise protseduuri, kuid selle asemel lukustasin kausta ja astusin hoovile. Taevas oli selge, justkui polekski midagi erakorralist eel. Karoline, mu maakler sõber, kirjutas, saada dokumendid üle, täna õhtul koostame müügilepingu. Ma avasin auto uksed, istusin rooli taha ja lasin mõtetel voolata. Kui Lydia arvas, et see on pelgalt ähvardus, oli tal varsti ees reaalne erinevus sõnade ja paberite vahel. Sõitsin koju poistele õhtukontrolli, parkisin hotelli ette ja enne magamiskotti saamist saatsin Carolinile e-kirja pealkirjaga Firefoxi kinnistu valmis müügiks. Emotsioonid kõrvale, keskendume logistikale. 10 minutiga tuli vastus, sain kätte. Koostan lepingu. Mõlemad omanikud peavad allkirjad andma. Kui Lydia vastu astub, võib sinu advokaat algatada kinnistu jagamise hagi. Vaatame esmalt, kuidas tema reageerib. Just see viimne lause oli tähtis, esmalt ära katkesta dialoog. Veel oli kitsas aknake, milles saime olukorra lahendada ilma kohtusüsteemi tuumani jõudmata. Tõmbasin kohvri teisest tuppa ja istusin voodiservale, pilk heleroosal vaipadel. Telefon piiksatas, Lydia. Mida sa teed? Küsimus sähvatas ekraanil. Panen maja müügile, vastasin lühidalt. Sa ei saa seda ilma minu nõusolekuta teha. Võime kas müüa koos või ma müün välja oma osa. Hullumeelsus. Tuli ruttu vastuseks. Number blokeerimine oli juba liiast. 3 punkti vilkusid ja kadusid, nagu oodates veel sõna. Telefon jäi lauale. Sõjaväes, kui keegi süüdistab sind liialdamises, tähendab see tihti, et oled tõmmanud joone, mida nad ei oodanud. Ma ei karjunud, ei ähvardanud, aga ma järgin alati reegleid. Umbes tunni pärast helises telefon. Advokaat Mercer hääles, kuulsin, et oled maakleri poole pöördunud. Jah, vastasin ma, mu õde võttis ühendust tema kontoriga. Ta vaikis hetkeks, siis lisas, tahab sundmüüki sundida. Ja seal see küsimus veel kord kõlas, oodates mu järgmist sammu. Olen kindel, et rääkisid talle täpselt sama juttu, mille mulle ütlesid. Jah, ütlesin. Ja tema arvab, et teed seda tigedusest. Vaatasin hinge tõmmates aknast välja. Tige oleks teda juba homme kohtusse tassida. Mulle vaikus. Ta ei vaidleks vastu. Seaduslikult on sul survevahendeid, kõneles ta edasi, aga kui ta keeldub korterit müüki panemast või näitustel kaasa löömisest, läheb keeruliseks. Keeruliseks kuidas? Küsisin. Lükatakse edasi, vältida ei saa. Aja võitmine on taktika nii sõjakäikudes kui perekonnavaidlustes, ütles ta. Kui ta venitab, siis esitab piirtkirja hagi. See on sinu õigus. Õigused on muidugi head ainult siis, kui neid ka kasutad. Pärast kõnet avasin arvuti ja sirvisin uuesti Lydialt mitu kuud tagasi saabunud refinantseerimisettepanekut, prognoositavad üüritulud, reguleeritava intressiga tingimused, hinnatõusu eeldused, kõik ilusasti tabelisse kantud. Aga kuskil ridade vahel polnud märgitud, mis juhtub, kui intressid kerkivad, üürnikud hääbuvad, turg pöördub või üks kaasomanik tahab väljuda. See polnud hooletu plaan, lihtsalt üles ehitatud eeldusele, et kõik läheb libedalt. Samal õhtul tulid jälle Lydia sõnumid, võtta vastu, et isa ei oleks seda kunagi tahtnud. Peatusin. Isa ei oleks tahtnud, et me pabertöö pärast kakleksime. Samas ei unistanud ta ka võlast, mis meie peale pidama jääks. Ta makskirja kustutas enne tähtaega ja ütles kord sisse astudes, kui saad millegi omandiga ausalt ühele poole, ei saa keegi sind välja tõsta. Vastasin, isa ei uskunud laenamist sellele, mis sul juba on, tema vaikis. Hommikul saatis Caroline mulle lepingu variandi.
Lihtne ja korrektne, turu keskmise komisjonitasuga, hind pisut alla tipuväärtuse, et tehing kiiremini lukku lüüa. Lugesin läbi, topeltkontrollisin ja digiallkirjastasin. Karoline edastas dokumendi Lidiale. 3 tundi täis vaikust. Siis helises telefon. Mida sa teed, küsis Lidia hääles, mis kõlas küll vaoshoitult, aga just see muutis selle veelgi teravamaks. Müüa maja, mis on mu pool, vastasin. Sa lõid mulle ootamatult kukalt, pahandses ta. Lukud vahetasin turvalisuse pärast. Nüüd on küsimus omandiõiguses, ta vaikis hetkeks. Sa näed ju, kuidas see välja paistab. Et sulle pole perekonnal tähtsust, mulle on perekond olulisemgi põhjus, miks ma summutusi ei taha, ütlesin. Sa ei ela siin, aga see ei muuda notariaalset tehingut tühjaks, ta nentis, sa oled teinud alati nii, lähed ära ja tuled siis tagasi koos reeglitega, seisin hotellikassas toetudes ja hingasin sügavalt. Ma ei tule mingite reeglitega, vastasin. Keeldusin laenust, mida sina pakkusid. Aga sa ei saa üksi otsustada, mitte mina ei otsustanud, kostis ta vaoshoitult. Mina keeldusin allkirja andmast ja see oligi asituum. Ta ei soovinud partnerlust, ta ootas ühtlustumist. Kui sa jätkad, põletad silla ära, hoiatas ta mulle. Siis ära vala sinna 2-kordset bensiini, rida mõtteid jäi telefoniliinile kõlama. Sa arvad, et leitnandrikolonelina on viimane sõna sul, ütles ta lõpuks. Mina arvan, et notariaalkirjas võrdne nimi annab võrdsed õigused, sõnad hõljusid vahe, enne kui sa reageerid üle, kõlasa lõpetavalt ja pani toru ära. 5 minutit hiljem tuli Karolinilt sõnum, ta pole veel allkirja pannud. Ma tuletasin talle meelde juriidilist seisukohta. Hea, vastas ta lühidalt. Järgnevates päevades arenes sõnumivahetus kui kontrollitud torm, kus iga vastus eskaleeris järgmise sammu poole. Lidia saatis maaklerile kirja, väites, et alghind on liiga madal. Karoline Pullitiase turuandmetega, varasemad müügitehingud, hindade kõikumine. Lidia pakkus ooteraha kevadeni. Karoline hoiatus turu volatiilsuse eest. Lidia viskas õhku mõtte, et kunagi võiks mind välja osta. Aga kunagi ei katta jooksvaid makse. 3. hommikul saabus Lidialt laenuandja kirjavahetus. Me saame refinantseerida. Aega on, kirjutas ta. Ma sulgesin sõnumi ühe pilguga. See polnud enam refinantseerimisest, see oli küsimus, kas mul tuleb paluda luba, et astuda omaniku õigustes oma kodu ukse vahele. Varahommikul, kui päike alles tõusis, saadeti Lidiale Merceri ametlik kiri, selged sõnad ja rahulik toon, osaleme vabatahtlikus müügis või pöördume kohtusse. Vigadeta võimalused, aga mõlemad tingimused tähendasid pabereid, tasusid, avalikke kanne. Kui telefon helises, kuulsin Lidia hääles teravust, sa mõtled seda tõsiselt, jah, vastasin. Ma viin selle kohtusse, kui vaja, ta hingas sügavalt sisse ja kostis läbi vaikuse, kui on sinu uhkus, mis selle maja vastu läheb, siis lähme kohtusse. Ma jäin hotellitoa akna juurde, vaatasin parklas real rivis seisvaid sedaanid ja ütlesin, see pole uhkus. Need on piirid, kõne katkestas ta teravalt ja sulges. Tund hiljem tuli Karolinelt lühike teavitus, müügileping allkirjastatud, mitte ühtegi hüüumärki, lihtsalt fakt kinnistu pannakse müüki 2 päeva pärast. Laiutasin hotelli kirjutuslaua ääres, sulgesin sülearvuti ja tõmbasin selga jope. See, mis algas peretülina refinantseerimisest, oli muutunud kella, kuupäeva ja allkirjaga õiguslikuks protsessiks. Koridoris timmerdatud valgus, duši kauguselt kostev kraan. Üks viimane pilk emailidele, fotograaf ajastatud. Lukukast paigaldamiseks ootel, ligipääs vajalik, sõnaootel, kippus mu kehasse. Võtsin telefoni ja helistasin Lidiale, fotode jaoks katseme siis juurdepääsu, ta vaikis, siis kõhkles, mõtlen veel, ma lõpetasin kõne ja istusin autorooli. Tee Marilandi poole oli vaikne, enne kella 5 ükski teine sõiduk ei möödunud. Hingasin sügavalt sisse, kui tõmbasin Fortme väravast läbi. Valvurid skaneerisid mu passi, lehvitasid ära, sama rutiin nagu igal hommikul. Ei draamat, ei emotsioone, ainult harjumuspärane protseduur. Parkisin korpuse ette, astusin sisse. Koridoris lõhnas põlenud kohv ja printeritoner, tuttav turvalisus. Täpselt kell 8 olin koos meeskonnaga konverentsiruumi taga, seepärast seisin ekraani ees ja ütlesin, meil on öö jooksul avastatud võrguhaavatavus. Siin on, mida me teame, ja siin on, mida veel ei tea. Eraldame. Hindame.
Tegutseme, 47 silmapaar jälgis mind eri positsioonid, aga sama eesmärk. Operatsioon algas. Osa 8/20. Ruumi uksest sisse astudes ei olnud keegi kahtlenud minu autoriteedis. Keegi ei palunud mul enne sisenemist vabandust küsida. Me läbisime kõik võimalikud stsenaarid, jagasime ülesandeid ja seadsime tähtajad. Kõik oli selge, otsekohene ja struktureeritud. Lühikesel pausil kallutas kapten Morales enda poole. Te näete välja, nagu ei oleksite hästi maganud, ütles ta. Ei ole, vastasin ma, kas kõik on korras? Peretööd. Ta noogutas mõistvalt. Sõjaväes võivad peretööd tähendada kõike alates hooldusvaidlustest kuni pärimisvaidlusteni. Detaili ei küsita, kui neid ise ei paku. Uuendatud aruanne on mul kella 12, kes teatas ta. Tean, et teil on, vastasin ma, see ongi juhtimise juures oluline, see ei ole mitte valju hääletembris, vaid selguses. Sa ütled, mis on vajalik ja inimesed teostavad, sest rollid on määratletud. Peres ei ole aga selgeid rolle. Seal on ajalugu. Lõunal astusin ma telefoniga õue ja vaatasin sõnumeid. Lydia oli saatnud sõnumi kell 10:17. Sa häbistad mind oma klientide ees. Jõllitasin seda. Omandinimekiri ei olnud veel avalik, ainult tema ja maakler teadsid sellest. See tähendas, et häbistamine polnud üldine, vaid isiklik. Kirjutasin vastu, see on äri. See ei ole äri. See muutus äritegevuseks, kui sa lukud vahetasid. Minut möödus. Sa liialdad ühe kommentaariga. See ei olnud ainult üks kommentaar. See oli muster. Ma ei saatnud seda. Ta ei pidanudki. Helistas hoopis Caroline. Kiire ülevaade, ütles ta. Sinu õde nõustus andma täna kell 12 juurdepääsu. Ta pole rahul. Talle ei pea meeldima, vastasin ma, hoidkem see ametlik. Caroline jätkas. Lihtsalt, et oleksid teadlik. Kui ta takistab fotograafi, dokumenteerime kõik. Selge. Lisaks hinnakujundus. Võime nimekirja seada natuke alla tipuhinnast, et julgustada mitmeid pakkumisi. Kiirelt või kinnitatud. Ma tahan tõhusat, ütlesin. Mitte teatraalset. Saan teha tõhusat. Pärast kõnet toetusin ehituse telliskivi seinale ja vaatasin üle parkla. Olin teenistuses olnud kohtades, kus otsustel olid reaalsed tagajärjed, mitte emotsionaalsed, vaid operatiivsed. Kui sa valid teed, pühendud sellele. Maja müük ei olnud enam emotsionaalne reaktsioon, vaid teadlik otsus. Hiljem pärastlõunal osalesin juhtimisseminaril noorematele ohvitsertidele teemal konflikti juhtimine ilma eskaleerumiseta. Koolitaja, kolonel, kellel oli 30-aastane kogemus, ütles midagi lihtsat, kui sa ei defineeri oma piire, määratleb keegi teine need sinu eest. Ma ei kirjutanud seda üles. Mul polnud seda vaja. Tagasi oma kontoris avasin uuesti algse refinantseerimise ettepaneku. Läbivaatamine sarnanes riskianalüüsile, muutuv intressimäär, jagatud vastutus, vähenenud likviidsus, väljapääsuklausel ilma karistuseta. Emotsioonid eemaldades ei põhjendanud numbrid riski. Minu telefon vibreeris taas. Lydia, sa ei pidanud asju nii kaugele viima. Kooskõlastamata varamüük ei ole tuumareaktsioon. See on seaduslik. Sa oleksid võinud minuga rääkida. Rääkisin sinuga kuude kaupa. Sa ei püüdnud kunagi minu poolt aru saada. Asetasin telefoni lauale. Tema poole mõistmine ei tähendanud, et allkirjastan dokumendid, millega polnud mugav. Kell 17 sulgesin sülearvuti kaane ja jalutasin parkla poole. Koduteel libisesid akende taga üksteise järel välja täpselt samasugused naabrid, kahekorruselised koloniaalstiilis majad, värske Multšellagi kõnniteede kõrval ja siinsamas muruplatsidel müügikuulutused. Kinnisvara on alati tulvil emotsioone, kuni see enam ei ole. Õhtul saatsin Carolinilt viimased andmed, maja suurus ruutmeetrites kinnitatud, katus vahetatud 2016. Aastal kliimaseade uuendatud, kogu põrandas tikkudoositi puidust laudpõrand ja omanik oli ise ehitanud ka terrassi. Kuigi ma ei palunud seda joont kirja jätta, ei pidanud ma seda ka kustutama. Homme hommikul pildid kinnitavad kõik. Umbes kell 21 helistas Lydia. Sa tegelikult teed seda, sosistas ta telefonis.
jah. Peale seda kahetsed. Võib-olla on see maja ainus köis, mis meid emme-issi külge seob. Maja pole see kiud, ütlesin rahulikult. Me ise oleme. Ta ohkas teravalt. See on mugav väide ja täpne ka. Aina mustvalge maailmavaade, korraldus, protokoll, õige ja vale. Kõik on sinu jaoks tingimuslik. Ning polnud õige mind sealt välja jätta. Paus. Sa võid ikka veel peatuda. Ma ei taha. Veel üks vait hetk. Homme lasen fotograafil sisse, lubas ta lõpuks. See on kõik, mida vajad. Ma panin toru ära ja jäin pimendatud tuppa, ainult telefoni ekraani udus helkides. Sõjaväes ei kahtle sa tehtud otsustes, hindad olukorra, valid tee ja viid selle ellu. Kuid perekond keerab kogu süsteemi pahupidi, paned kahtluse alla, kas seisad oma sõna taga või reedad juured. Enne uinumist pilk kinnisvaraportaalile, staatus peatselt turule. 2 sõnaga, puhas, neutraalne. Lõpetasin äppi ja panin telefoni lauale. Hommikul ootab ees lukkude kast, mille avakoodiga mulle juurdepääsu antakse ukse taha, kuhu ma pole kunagi võinud astuda. Täpselt kell 12:14 saabus sõnum Caroline Accessilt, lukk kastis, kinnitus laekunud, fotod töös. Kujutasin ette trepikoja ukse avanemas üleliigse jututa, seekord mitte minu, vaid kaamera jaoks. Keskhommikuks saatsid nad eelvaate, särav elutuba, neutraalne köök, isa ehitatud terras just pesurestilt kuivatatud. Maja paistis pildil rahulik, nagu poleks see kunagi olnud tüli keskpunktiks. Siis helistas Caroline, homme hommikul läheb kuulutus õhku. Hind konkurentsivõimeline, me saame huvilisi. Hea, kostsin. Sinu õde polnud eriti vaimustunud. Ei oska oodata aplausi, vastasin. Ta mainis veel, et ostab sind välja. Kas pakkumist ka tuli? Ei, tunnistas Caroline. Siis on see ainult sõnademäng. Järgmisel päeval kell 9. veebruar ilmus kuulutus. Tunnikese pärast tulid Lydia sõnumid, sa ei hoiatanudki mind. Lepingu sõlmisime koos. Sa tormasid, aga kaotasid ju aega kuudeks. Tavaline muster, tema tahab mu impulsiivsust rõhutada, end ettevaatlikuna paigutada. Aeglane teelõik polnud aga minu külmumise tulemus, refinantseerimisettepanek oli minu laual juba pool aastat, mu jah-sõna oli algusest peale selge. Peale lõunaks olid nädalavahetuseks koduvaatamised kirjas. Lydia helistas taas, sa langetad hinda meeletult. Tema hääl kotises torus, aga ma olin juba valmis igaks küsimuseks. Me panime maja müüki ajal, kui kinnisvaraturg juba oli veidi jahenenud, lihtsalt selleks, et see lõpuks maha saada. Sina ei hooli, kas me laseme raha lauale, pahandas Lydia. Mulle tähendab lõpuni jõudmine selgust, mitte see, et me jäänud piinlikku limbosse. Ta vaikis hetkeks, nagu kaaludes sõnu. Sa kohtled meie kodu nagu külmatehingut. See muutus tehinguks siis, kui sa ajasid mind alla kirjutama laenulepingule, vastasin rahulikult. Tema toon muutus veidi hellamaks. Mina ju üritasin siin midagi ehitada. Ehita siis edasi, aga ilma minu külgtõmbeta, pakkusin vastu. Vaikus venis. Sa karistad mind, sosistas ta lõpuks. Ma ei karista, ütlesin. Mina ainult loobun. Sellel õhtul helistas meie tädi. Kuulsin majast, alustas ta ettevaatlikult. Jah, vastasin lihtsalt. Kas see tõesti vajalik on, küsis ta veel. Jah, ütlesin lühidalt. Tema hääl kõlas katkendlikult. Sa panid mind ebamugavasse olukorda, lukustasid mu välja, tunnistas tädi ja vaikis. Ilmselt pole see olnud kõige toredam, nentis ta lõpuks. Sellest hetkest alates tundsin, et perekond isegi oli veidi meie selja taga. Kevadväsimus andis teed töisele nädalavahetusele, Caroline, meie maakler, korraldas avatud ustepäevi, Lydia ja mina keerasime sisse-välja vastavalt tema graafikule, kuigi Lydia vihjas, et see on talle lihtsalt ebamugav lisaülesanne. Pühapäeva pärastlõunal helistas Caroline elevil häälel, inimestel liigub hästi, homme saabuvad 2 hinnapakkumist. Üks täpselt ootuspärane, teine võib-olla veidi kõrgem. Aga jälgi, et sa ei kinnistu uhkusele, võib olla targem lepingu poolitada. Okei, ütlesin tagasihoidlikult. Esmaspäeva hommikul potsatas postkasti esimene pakkumine 8% alla küsitava hinna, 30-päevane sulgemistähtaeg, standardtingimused.
Paari tunni pärast tuli teine, natuke parem, aga jällegi allapoole hinnakirja, koos ülevaatusklausliga. Lydia saatis mulle tuldades sõnumi, ei mingil juhul, ootame paremat. Vastasin, võib-olla tuleb, võib-olla mitte, turul on intressid veidi ülespoole nihkunud, pikka ootamisega käib risk kaasas. Caroline pakkus strateegiat, tee tagasiargumendid mõistlikult, kesktee, lühendada ülevaatuse akent, paindlik sulgemise kuupäev. Kui huvilised kõrvale astuvad, vaatame siis edasi. Mõne minuti pärast kukkus telefoni teel laviin, sa oled valmis vastu võtma madalat pakkumist. Pahvatas Lydia. Me vaid läbi räägime, vastasin rahulikult. Sa tahad lihtsalt sellest valust vabaneda. Sa ei hooligi, mida maja tegelikult väärt on. Mina tean, mis see on väärt, lõi ta vastu ja lõi mind veidi pilkavalt silma. See ei ole kättemaks, vastasin aeglaselt. See on vastus sinu rünnakule, sa kiskud alt meie viimase ühise ankruna. Kui maja on ainus, mis meid koos hoiab, siis on meil juba palju hullemad probleemid, sosistas ta ja keeras telefoni ära. Peagi saadeti vastupakkumised välja. Kui õhtu juba sügisesin, oli üks ostuhuviline loobunud, teine aga tõstnud oma pakkumise küsitava hinna lähedale, ülevaatusaeg sai kitsaks, vaid 5 päeva ja sulgemine paindlik. Caroline helistas entusiastlikult, nad on tõsiselt huvitatud, ei mängi mänge. See on puhas, motiveeritud ostja. Lydia sosistas mulle, ootame ikka paremat. Küsisin, mitu nädalat peaks siis veel ootama. Ta ei vastanud. Mina vaid naeratasin. Minu lahkumine on ametlikult läbi. Sul ei olegi kohustust siin olla. Tol õhtul tundus selge, et maja saatus ei olnud enam ainult kokkuvõtte paberitel, vaid igatsus enda elu klaustrofoonist vabastada, olgu see maja või meievaheline vimm, nüüd saab see lõpu. Pole asi pelgalt siin olemises, vaid kontrollis, ütles ta teravalt. Mina naeratasingi kergelt, ei, tegelikult on asi lõpetamises. Jälle see sõna, nagu kaljutükk, mis ikka ja jälle pinnale kerkib. Ta puhkas pettunult välja. Sa tõesti ajad mind surma, kostis ta. Mina aga võtan vastu õiglast pakkumist. Sa ju alati võidad, eks? See tabas mind valvelolekust. See ei ole võit, vastasin, see on kokkulepe. Mida sa näed? Küsisin. Ta vaatas mind läbi häguste silmade. Sina lähed ära, tuled tagasi, võtad otsuse enda kätte ja mina jään, sosistas ta lõpuks, hääl murdumas, mitte tragöödiaks, vaid lihtsalt inimese hääleks, mis kurbusest värises. Mina ei valinud siin püsida, püüdsin vastu vaielda. Tegelikult valisid, käratas ta. Vaikus. Ja siis teade, Caroline küsib sinu vastust kella 6. Kell oli alles 4:38. Lydia, see on õiglane pakkumine. Sa kiirustad, mina otsustan. Kui nõustud, tuleb lõpuni minna. Mõtlesin verandast, lukust ja sõnast vabandust. Sel hommikul tagasitee ei olnud enam olemas. Kell näitas 4:45, kui avasin sülearvuti ja hõljutasin kursorit nupu nõustun kohal. Caroline helistas uuesti. Meil on vaja sinu vastust. Olen valmis, kostsin ja vajutasin klahvi. Mõne sekundi pärast tuli kinnitusmeil, staatus, lepingu all. Telefon vibutas, Lydia, sa tegidki ära. Jah, vastasin lakooniliselt. Lepingu all olemine ei tähendanud veel kokkuleppe kinnitamist. Veel oli ees ülevaatus, hindamine, paberimajandus, igal sammul võis kõik laiali kukkuda. Ent otsus oli tehtud. Majakauplemine liigub edasi ilma ühegi vabanduseta. Hommikul kell 7:12 kukkus ülevaatusaruanne mu postkasti samal hetkel, kui uksest sisse astusin. Enne kontorisse jõudmist avasin dokumendi, katuse vähene kulumus, küttekeha vananemisilmingud, rõdu käsipuu veidi vaba, ei midagi tõsist 80ndate lõpust pärinevale majale. 5 minutit hiljem helistas Caroline, üldpilt on puhas. Ostjad soovivad väikest krediiti küttekeha remondiks. Kui väikest? Küsisin. 4000 väärtuses. Peas tegin ruttu arvutuse, mõistlik. Nõustun, ütlesin. Caroline naeratas telefoni teises otsas, kiire otsus. Hindan jõulisust. Kell 9 oli Lydia näinud uuendatud ülevaatuslisa. Sa nüüd nõustud kõigega, kahtles ta. See on tavaasi, vastasin. Sa jätad jälle raha lauale. 4000 on tühine summa, kõlas mu rahulik vastus.
just see nägi tema silmis allaandmisena, samas kui minu jaoks tähendas iga allkiri uut hoogu. Kell 10:30 helises telefon tundmatu numbriga. Mark Jensen siin, ostja, kuulsin teisel pool toru. Tahtsin lihtsalt ennast tutvustada. Minu ja mu naise lemmik on see maja. Me ei hakka siin tühja rutti keerutama, soovime sujuvat, otsekohest ja austavat protsessi. Hindan seda, vastasin. Meiegi puhul. Me teame, et omand jagatakse, lisas ta ettevaatlikult. Kui on pingeid, ei taha me neid suurendada. Hetkeks oli vait. Sai lisa neile midagi, lubasin. Maja teekond jätkus, sel korral vabandusteta, kuid lugupidavalt. Tahaksin, et sa teaksid, me oleme tõsised. Me ei hakka väikeste tüütuste pärast lepingust kõrvale hiilima, vastas ostja rahulikult. Selle peale klõpsisin telefonikõne kinni ja jäin hetkeks istuma. Ostja kõlas külma närviga, tasakaalukalt, mitte oportunistlikult. See tundus kordades olulisem kui veel paar tuhat kauplemise käigus välja pigistada. Keskpäeval helistas härra Mertser. Sain täna hommikul sinu õelt sõnumi, alustas ta. Mille kohta, pärisin ma, kuigi aimasin juba vastust. Ta küsib, kas ta saaks oma nõusoleku lepingule tagasi võtta, kas ta saab, üksinda mitte. Mõlemad pooled on alla kirjutanud. Mõõtmatutel põhjustel loobumine tooks kaasa õiguslikud riskid, lõin toolis veidi tahapoole. Mis ta eesmärgiks on, ta arvab, et sa avaldasid talle survet. Ta kaalub, kas osade eraldamiseks algatav jagamishagi annaks talle mingit läbirääkimisjõudu. Hagi. Mis see asjaoludele lisab, küsisin. Komplitseerib müügiprotsessi, tekitab ostjale ebakindlust, võib sulgemise edasi lükata, kas ta saab meid peatada, ehk mitte otseselt, aga ta võib protsessi väga kalliks muuta. Raha küsimus, selgus, et vanasti lihtne võti on endiselt võimas. Kas kohus võib sundida korterit müüma? Jah. Kui eraldamine majas pole praktiline, määratakse tavaliselt müügiks, ehk siis kulutab ta hulga tuhandete dollareid, et ikkagi samasse punkti jõuda. Just nii, kinnitas Mercer. Tänasin teda mõttes ja lõpetasin kõne. Vahtisin uuesti kinnisvarainspektori raporti pealtkirju, tundes, et see ei käi enam katuseplekist või katlakivist. See oli võimust, mis libises kontrolli alt. Peagi helistas Lydia. Rääkisid Merceriga, jah, nüüd ähvardad mind kohtuga, pahvatas ta. Ma ei ähvarda, vastasin rahulikult, lihtsalt toon välja fakte, tema hääl läikis vihast. Kõik on sinu jaoks vaid numbrid, see on matemaatika, tunnistasin. Sa tead küll, mis on jagamishagi, tegelikult tahan lepingut säilitada, ta vaikis hetke. Sa käitud, nagu see oleks ainult äriasi, rõhutas ta lõpuks. Ongi, kostsin mina. Tundsin, kuidas sõna oligi, tabas ootamatult valusalt. See on meie vanemate kodu, käratas ta. Kuni tehing ei ole lõppenud, on see ikka sinu ja minu vara, märkisin. Sa oled jääkülm, ei, ma olen järjekindel, sa ei tea, mida tundsid, kui jäid pärast matusi üksi tühjas elutoas, sosistas ta. Ma teadsin seda teisiti, vastasin. See polnud sama, ei olnud. Müük ei paranda suurt midagi, jätkas Lydia, aga see lahendab praeguse olukorra. Ja kui ma ei kirjuta alla lõplikule lepingule, oled juba kirjutanud, tuletasin ma meelde. Kui sa ei tee sulgemist, rikud lepingut. Ostja võib nõuda kahjutasu ja minagi, ta puhus välja lühikest, naljavaba naeru. See on tavaline, kostsin ma, tema jaoks olid tavalised reeglid, mis mind päästsid, tema jaoks vaid jäigad raamid. Sama õhtul saabus e-kiri Karolinilt, ostja oli depoidena ära kandnud arvestatava summa. Pärast ülevaatuse tingimuste täitumist jäi see tagastamatuks. See oli enam kui sõnad paberil, maja muutus korraga elavaks reaalsuseks, mitte üksnes vanemate mälestuse varjupaigaks. Kell oli 20:17, kui Lydia mu telefoni uuesti sütitas, ma ei suuda uskuda, et sa lähed selle peale kallale lihtsalt uhkusest, ma panin seadme korraks kõrvale ja mõtlesin. See ei olnud uhkus, vaid piiride seadmine, koputasin vastuse alla. Sa mõistad uhkust kui õiguse mõistmist, mina aga näitan selguse piiri, tema jäi vaikima. Hiljem öösel sirvisin maakonna kinnisvaraportaalis olukorda uuesti. Allkirjad olid vahetatud, aga jäid ootele etteväärused, sulgemine 18 päeva pärast. Kõlas konkreetse numbrina, 18 päeva kuni allkirjadest saab omandipidamine, kuni võõras võtmehoidla mu perekodu uksel urgitseb.
Enne magama minekut võlus ekraanile veel Lydia sõnum: sa hoolid alati rohkem kontrollist kui sidemest. Lugesin selle üle 2 korda ja vastasin: ühendus ei vaja luba uksest sisse astumiseks. Sõrmad liikusid ekraanil, aga miski jäi 3 punktile ja vaibus. Järgmisel hommikul, kui valasin kohvi, ärkas grupp vestlus perega nende tuttavast kõrist. On tõsi, et maja on nüüd lepinguga hõivatud, uuris tädi Karen. Vend Brian lisas: Lydia väitis, et ta on sisuliselt maha müüdud. Vahtisin ekraani ja kirjutasin siis vaoshoitult: jah, majal on leping, sulgemine paari nädala pärast. See maja on meie peres aastakümneid olnud, lausus tädi Karen. Kas te ei võiks niisama läbi rääkida, küsis Brian. Siis hüppas sekka Lydia 3 sõna. Mina püüdsin, vastasin kerge klõpsuga, me ei saanud finantsküsimustes kokkuleppele. Müük lahendab olukorra. See on nii lõplik tunne, tunnistas tädi Karen. Ja nii oligi. Sekundid hiljem helises telefon. Sa ei saaki ju oodata, põrutas Lydia. Milleks? Et me lõpuks perega ära rääkiksime. Oleme juba kuud pidanud, sina aga siin sidud kohe rahaks. Ta hingas välja nagu pärast pikka kinnihoidmist. Sa pandid mulle häbi, pomises ta. Mitu inimest küsis, miks minu enda õde kodu maha müüb. Sina neile ütlesid, vastasin. Mina pidin seletama. Sa oleksid võinud öelda, et olime ühel meelel. See poleks tõsi, me lihtsalt kirjutasime alla, kostis ta. Oled alati nõnda, otsustad, loobud ja liigud edasi, süüdistas Lydia. Mina ei lohku, mina teen otsuseid, parandasin. Miks siis üldse palusid mind kaasallkirjastama, kui muiga, et sa ei karda riske, küsisin. Tema vaikis. Inimesed räägivad, sosistas ta. Nad ütlevad, et sa hoolid rohkem armeest kui meist ja seal see jälle oli uskumatu tunne, kui perekond muutub kaugeks. Mulle mõlemast hoolib, ütlesin rahulikult, aga teisest pole vaja end alla suruda. Sa arvad, et ma panen sind kahanema? Lydia hääles värises vimma. Sa ütlesid, et ma ei või omaenda koju sisse astuda. Võisid ju vabandada. Mille eest? Et tulid sisse, nagu see maja oleks sinu oma. Lydia tõmbas end sirgu. Ongi. Just seda ma ei mõelnud. Vaikus langes samaaegselt. Samal päeval hiljem helistas mu onu. Ma ei võta kumbagi poolt, alustas ta, tavaliselt eelmärgustus, et mõni pool ikkagi võidab. Mõistan mõlemaid, aga see tundub äärmuslik. Refinantseerimisest keeldumine pole ekstreemne, müümine on kedagi uksest välja lukustada, aga on see. Ta tegi pausi ja köhis vaikselt. Lydia ütleb, et sa plintsid, et ta ei näinud ette. Me rääkisime läbi, aga tema väidab, et sa eskaleerisid. Sa ei anna talle isegi aega olukorda töödelda. Pool aastat on möödas. Sa oled mul alati osanud teha korraldusena kõlavatest asjadest käsklusi, lisas ta vaikselt. Mina ei anna käske, vastasin ja jäin mõttesse. Pärast kõne tuli mulle meelde minu aeg sõjaväes, seal austatakse selgust. Kodus aga võib selgus kõlada üle jõu domineerimisena. Õhtul sõitsin põikselt mööda vana maja. Alates hetkest, mil korter pandi müüki, polnud ma sinna enam lähedal käinud. Värav oli sama lokkav, müügisilt kõnnitee ääres kandis endiselt under kontrakt kleebist. Kirjasaatja nägi reaalsuses hoopis teisiti välja kui e-kiri. Telefon põrises näppu. Lydia, sina sõitsid mööda. Kuidas sa tead? Naaber saatis. Vastamata sõitsin edasi. Minut hiljem tuli uus, kui sa juba kõik ära võtad, võiksid vähemalt jätta mulje, et sa seda ei näita. Vastasin aeglaselt, mina ei võtnud kõike. Pool võtsin. Kõik, mis meil koduks oli, sa hävitasid. Sõna hävitasid jäi ekraanile rippuma. See vihjas vägivallale, purustamisele. Aga maja seisis terve, katus pidas, terras ei vajunud, kõik oli täpselt samasugune, välja arvatud under kontrakt, silt akna taga. Mina ei hävitanud, kirjutasin. Müüsin. Tema vastus tuli hetk hiljem, sa kustutasid ära. Esiteks, ma lõpetasin vaid vaidluse. Teiseks, sa ütled, et kustutasin meie vanemad. See vastus piiras mind hetkeks kinni. Kodu müümine ei eemalda kunagi inimesi mälestustest. Aga Lein on harva ratsionaalne. Ta jäi vastamata. Siis ilmus grupivestluses uus sõnum. Lydia, asi on peaaegu tehtud. Adrienne on otsuse teinud. Toon oli äkki vähem täis süüdistusi ja rohkem loobumise valu.
Brian, no see on kõva, kurtis onu. Karen, kahju, et nii läks, lisas tädi. Mina ei kommenteerinud. Istuvas köögis, hommikukuudikeseks jäänud kohvitassi kõrval, avasin arvutis sulgumise ajakava. Hindamisest kuni tiitliotsinguni, kõik oli tehtud, mitte ühtegi üllatust ega pettust. Enne voodisse minekut helises telefon veel viimast korda. Liidia, sulle on alati tähtsam olnud olla õigus, kui olla lähedal. Stardistasin pilgu ekraanil. Õigus ja lähedus ei ole vastandid, aga vahel ei saa nad samal ajal eksisteerida. Kirjutasin. Mulle oli oluline, et mind ei lukustataks väljapoole. Kullunud 3 täpid kadusid. Panin telefoni näoga allapoole. Linnatänav väljas oli vaikne, aga minus oli rahu. Hommikul kell 8:03 sulgumisdokumentide fail saabus mu postkasti. 27 lehekülge allkirju ja lahti krutsitud reegleid ootasid sirget joont ja minimaalseid initsiaale. Avasin faili enne päeva esimest kohtumist. Karoline saatis mulle sõnumi, kohtume kell 14 kinnistusbüroos. Mõlemad müüjad kohal. See külm väljend mõlemad müüjad kõlas nagu arsti diagnoos, emotsioonid olid eemaldatud, otsus sai lõplikuks. Kell 13:45 astusin sisse büroo konverentsiruumi. Seintel valitses neutraalne hall, laud nägi välja nagu valepuidust imitatsioon, keset seda seisis kommikauss, millest keegi kunagi ei haaranud. Liidia oli juba kohal. Ta ei tõusnud püsti, kui ma sisse kõndisin, aga ei vältinud ka silmsidet, vaid lühike, äriline noogutus. Kõik oli korras, kannatlik ja täpselt läbimõeldud. Ümber laua istus ostja abikaasaga, nad tundusid rahulikud, kindlad. Laual asus korralikult kokku pandud dokumentide kaust. Kinnistusala esindaja avas suuhäälega, mis oli sama tuttav kui tuhandete sarnaste stsenaariumide lugemine, garantiikirje, omandivande kinnitav tõend, lõpparuanne. Tema sõrmed liikusid paberil, see libises üle laua, pastakad klõbisesid. Allkirjad täitsid read täpselt märgitud kohtades. Mina kirjutasin oma nime alla ilma igasuguse kõhkluseta. Liidia järgnes, tema käeliigutused olid täpsed, kontrolli all. Kui agent küsis, kas on veel viimase hetke küsimusi, raputas ostja pea, kõik paistab korras. Tema naine naeratas viisakalt meie poole ja lisas, aitäh, et majast hoolitsesite. Kui viimane dokument allkirjastatud ja virm kokku korjatud, kostis agenti soojalt meeldiv, tee palju õnne ostjatele. Andmed kantakse registrisse täna pärastlõunal. Nii vaikselt, paberite abil, läks maja uutele omanikele, mitte ühegi ilutulestiku või rõõmusõnumita, lihtsalt protsess täitis oma kursi. Parklas peatus Liidia paar sammu minu ees. Sa tõesti tegid seda ära, kostis ta vait. Jah, vastasin, sa ei kõhelnud hetkekski. Ta noogutas kurjalt. Mulle ei öelnudki, et oled tõsine. Ma ütlesin, et ei refinantseeri, vastasin rahulikult. See pole sama, ütles ta. See viis siia. Sa hävitasid meie kodu. Seda sõna sa kasutad, vastasin peaaegu sosinal. Hävis ju ainult paberil. Maja on endiselt olemas, lihtsalt kellegi teise omandis. Ta otsa vaatas mulle nagu tundmatus keeles kõnelevale. Sa arvad, et see teeb sind tugevaks, küsis ta. Ei. Sa arvad, et see tõestab midagi. See tõestab, et mul pole vaja kellegi teise luba, et oma maja sisse astuda. Ta lõi käed kokku. Sa ei suutnud isegi vabandada, hingas ta. Isegi kui sa ei mõelnud seda. Ei, vastasin kindlalt. Rahu nimel peab valedest ehitatud lepitust vältima. Vaikus venis pikalt. Sa oled alati viimase sõna inimene, sosistas ta lõpuks. Ma ei alustanud seda hommikut, vastasin. See on sinu versioon. Minu versioon on juriidiline. Ta purskas kerge, väsinult naeratuseta naeru. Sa oled võimatu, ütles ta. Ma olen järjekindel, kostsin vastu. Ta vaatas meie selja taga seisvale hoonele, mina jäin siia, sosistas ta. Iga päev pärast nende surma. Ma ei olnud kogu aeg füüsiliselt kohal. See loeb. Jah, loeb. Nii seisisime seal parklas, 2 täiskasvanud sama perekonnanime all, aga eri moel truudust jaotamas. Osa 16 jagatud 20. Hämaruses tundus aeg seiskuvat, kui ta lõpuks mu poole pöördus. Ma arvasin, et sa annad järele, ütles ta, häbelikult, nagu oleks see tema südamest tulnud.
Miks, küsisin ma, püüdes mõista, miks selline uskumus temasse oli juurdunud. Sest sa lahkud alati, vastas ta ja tema sõnad said otse sihile. Ma ei lahkunud, sõnasin ma kindlalt. Ma ehitasin karjääri. Sina jäid siia. Ma ei saatnud sind sellepärast, kostis ta, kuid tema õlad langesid veidi, nagu oleks ta saanud aru, et meie vahel on midagi valesti. Sa ei saa kunagi aru, milline see oli, ütles ta. Võib-olla tõesti, aga see, et mulle öeldi, et ma ei tohi sisse tulla, oli jääv. Me vaatasime teineteisele silma, pinget õhus tunda. Sa tõeliselt arvad, et see on õiglane, küsis ta lõpuks, kui tema telefon vibreeris, katkestades meie vestluse. Mis nüüd, küsis ta hämmeldunult. Ma lähen tagasi tööle ja meiega, vastasin ma aeglaselt, oma sõnade tähendust kaaludes. Oleme endiselt õed, küsisin ma, tunne, et vastus võib väga kergelt murda meie õhukest sidet. See tundub nii habras, lisasin. Ei pea olema, vastas ta nii kiiresti, et ma peaaegu ei kuulnud. Sa ei saa aru, sosistas ta, kui eluväsimus tema näos peegeldus. Oled alati rohkem mures, et olla õige, ütles ta peaaegu süüdistavalt. Minu jaoks on oluline austus, kostsin ma, püüdes oma positsiooni põhjendada. See on dramaatiline, vastas ta, kuid minu vaikus sundis teda väitma, et ma ei osanud vaielda. Autode mürin tõi meid tagasi reaalsusesse. Ostja ilmselt tuleb tagasi võtme jaoks, kui salvestamine on läbi, märkisin. Sa pole isegi kurb, ütles ta. Ja ma ei tunne ka kergendust, vastasin, püüdes jääda rahulikuks. Ma olen lihtsalt tasakaalus. Tema näoilme näitas kerget põlgust. See on halvem. Ainult juhul, kui soovid kaost, ütlesin, kui ta sügavalt sisse hingas. Sa lahkud ilma vabandamata, märkis ta. Jah, kostsin ma, teades, et nüüd on etapid paigas. Kas sa tõeliselt arvad, et sul puudub minule midagi võlgu, uuris ta, selle omamoodi valu ja ootuse varjuga. Mille eest, küsisin ma, esmalt olin ma sulle partner, kostsin ma kindlalt. Sa ei saanud mind haavata. Küll aga sa lihtsalt ei nõustunud minuga. Mõnikord on see sama, vastas ta. Legaalne on hoopis midagi muud, lisasin ma naerul suu serv, mis sundis teda peaaegu naeratama. Sa peidad ennast paberite taha, ütles ta, kuid mina seisan nende taga. Keskusesse langes taas vaikus. Salvestamine töötleb järgmise paari tunni jooksul, märkisin ja jooksime ellujäämise lehtedest. Pärast seda on see läbi. Tema pilk vaatas kaugusesse, nagu loodaks leida vastust mujalt. Sa ei oleks pidanud nii kaugele minema, sosistas ta lõpuks. Jah, vastasin ma rahulikult, ma tõesti pidin. Jälgisin, kuidas tuul tuules kerge laine tõi ja lehed sahisesid asfaldil. Hoolin viimaste asjade eemaldamisest, ütles ta pärast hetkelist vaikust. Võta, mida soovid, lisasin ma pehmelt, kuid ometi kindlalt. Minu telefon vibreeris käes, Karolin oli sõnumi saatnud. Salvestamine kinnitatud. Rahad laekuvad tunni jooksul. Pilk sõnumile ja libistasin telefoni tagasi taskusse. Majast polnud enam midagi alles. Liidia pöördus veel kord minu poole. Sa ei oleks pidanud seda lõplikuks tegema, ütles ta madalal häälel. Sina tegid, kui sa ütlesid, et ma ei tohtinud sisse tulla. Kell 15:17 laekus kinnitusteate summa mu kontole, puhas ülekandetehing, millel polnud mingit emotsionaalset väärtust. Mina jäägu vaid minutiks tasakaalu vaatama, see esindas lõpu reaalsust. Vara ei olnud enam teooria, vaid oli likviidne. Kanda ära osa konservatiivse pensionikonto täiendamiseks ja teine pool viimase õppelaenu tasumiseks. Puhtad lehed. Pole lisakohustusi, pole ooteajaga maksuerisusi. Minu telefon vibreeris veel korra. Liidia, see on tehtud. Jah, oli ta ainus sõnum, ei süüdistust ega solvangut, vaid lihtsalt tunnustus, et olime ikka veel koos, kuigi meie teed lahku läksid. Sel ööl ilmusid ostjate nimed ametlikult maja dokumentidele. Karoline saatis mulle edastuskirja, õnnitlused. Kõik läks libedalt. Libedalt. Liidia seda sõna kindlasti ei kasutaks. Järgmine nädal möödus kummaliselt vaikides. Gruppvestlus ei virgunud, sugulased ei helistanud, et uurida, ega me nüüd leppinu ole. Nähtavasti oli see fraktsioonideni kulutanud draama lihtsalt hingust tühjaks põletanud. Tööl oli kõik endine, ridade kaupa raporteid läbi sõeluda, hommikuse ülevaate ajada, peatselt ootav nõuetele vastavuse audit.
Keegi minu üksuses ei teadnud ega hoolinud linnalähedase kinnisvara tüliolukordadest. Nii toimibki korralik segmenteerimine. Kolmapäeva pärastlõunal potsatas mu postkasti Lydia kiri teemal dokumendid manusena. Avanedes selgus, et tal olid tolmu kogunud pööningukirstudest välja kaevatud vanad paberid, isa sõjaväevabastust kinnitavad paberid, ema käsitsi täidetud Beach Kopleri retseptikaart ning fadinud foto majast ajast, mil rõdu polnud veel ehitatud. Sõnumid polnud, ainult failid. Tõmbasin need alla ja vastamata jätsin. Õhtul kodus diivanil retseptikaarti silmitsedes torkas silma ema õrnalt paremale kalle all olev kiri ja plekiline tindilaik nurgas. Mäletan, mismoodi ta mu maitseelistusi peenelt korrigeeris, kui ma proovisin suhkrut soolaga asendada. Mälestus ei vaja omamist, see elab meis edasi. Mu telefon sumises uuesti. Tundmatu number. Lasin kõlaril heliseda. Vaid mõne hetke pärast saabus kõneposti teade: tere, Adrien. Mark siin. Liikusime sisse, koht on tugev, hoolitseme hästi. Kuulasin salvestist 2 korda ja kustutasin siis. Maja ei hääbunud, maja elas edasi kellegi teise eludes. 2 päeva pärast tulid Lydia sõnumid: isa tööriistakast on veel garaažis. Tahad midagi? Vastasin: võtan lõtkvõtme, ülejäänu on sinu päralt. Minut hiljem: selge. Ei vaenu, aga ka ei sooje tundeid, lihtsalt logistika. Pühapäeval sõitsin viimast korda mööda meie vana kodutänavat, mitte nostalgist, vaid harjumusest. Müügimärk oli langenud, hoovis seisis kolimiskaubik ja uued omanikud tõid pinki ning raamatukappe sissesõidukivi peale. Ma ei peatunud. Telefon võbeldas: Adrien, ei arvanud, et sa päriselt teedki. Peatusin tanklas, enne kui vastasin, kuidas ütlesin, nii ka tegin. Paberitega ma ei plähvi. Hetk hiljem ilmus vastuseks: sa oleksid võinud teisiti käituda. Kuidas siis? Vaigistasin sõnumit. Ausalt ei tea. Õhtul istusin köögilaua taha, silmitsesin värskelt uuendatud finantsülevaadet, pole korraga võetud hüpoteeki, pole kaasallkirjastatud kohustusi ega ühist maamaksu. Kõik oli puhtalt minu kontrolli all. Kontroll, see kurikuulus sõna tikkus taas meelde. Aga ei olnud see kontrolli soov, vaid selguse huvi. Ma ei nautinud triumfi, tunda polnud aimugi süüd, tundsin hoopis tasakaalu. Esmaspäeva hommikul staabiistungil küsis üks minu nooremaid ohvitsere eelarve jaotuse kohta, kas me panustame sellesse pikaajalises perspektiivis. Kui see on meie missiooniga kooskõlas, siis jah. Kui ajab missiooni sassi, siis ei, vastasin. Ta noogutas rahulolevalt, sest kas polegi niisugune strateegia, mis ei koorma mind tarbetute tunnetega. Sellel pärastlõunal, kui päike juba madalamalt paistis, helistas Lydia ootamatult. Sõitsin täna mööda, kostis ta vaikse häälega. Mina ka, vastasin ma ta hingas kergendatult välja. Nad on juba aia ja peenrad ümber teinud. Kiire töö, märkasin. Mulle ei meeldi. Aga see on nüüd nende oma. Tean. Jäänud oli mõttevaikus, justkui pusle viimast tükki otsides. Ma ei saa sellest hommikust päevasest hetkest lahti, tunnistas Lydia lõpuks. Ehoborš. Ma noogutasin. Sa ütlesid, et mul on keelatud sisse astuda. Tean, mida ma ütlesin. Siis sa tead ka, miks see kõik alguse sai. Veel hetk vaikust. Ma ei arvanud, et sa selleni lähed, sosistas ta. See polnud kaugele minek. Aga tundub kauge. Proportsionaalne vastus, rõhutasin ma, sa ja su proportsioonid, muterdas ta. Sa ja su survevahendid. Sellest ta mind enam ei vaielnud. Mis me nüüd oleme? Küsis Lydia siis. Õed, vastasin. Aga ilma majata. Ohkas ta. See on teine asi ja nii see jääda ei pea. Ta vaikis. Sa tõesti ei kavatse olnud vabandada? Uuris ta vaikselt. Ei, ütlesin ma, rahu, mis eeldab süüd, pole päris rahu. Lydia hingas sügavalt sisse. Sa oled kangekaelne. Ja sina ka, naersin. Sel nädalal, võib-olla esimest korda, oli meie vahel aimatav nõusolekiriba. Ma ei tahtnud seda nii kaugele viia, sõnas Lydia. Ei tahtnud ka, aga sa tegi, vastasin ma, nii tegid sina, sosistas ta vastu. Teine kord vaikus. Kas sa oled õnnelik? Päris Lydia.
Mulle on selge, vastasin. See pole sama, mis õnnelik. Ta järel hoidis minu sõnu. Ma ei usu, et kunagi sinuga nõustuda suudan. Ei pea, lubasin ma ei arvanud, et see kõik nii lõpeb, sosistas ta lõpuks. See ei lõppenud, vastasin. Lihtsalt muutus. Liidia ei vastanud kohe. Ma arvan, et sa oleksid võinud vabandada. Vaikides vaatasin telefoni ja siis kirjutasin, ma ei eksinud. Lugesin selle sõnumi järel veel näputäie aja tööplaani üle ja panin telefoni käeulatusest eemale. Mitte draama, mitte emotsioonide orkaan, lihtsalt tavapärane esmaspäev. Kuigi kuu lõpuks kadus maja täiesti minu kinnisvarateavitustest, ei mingeid maksuteateid, hooldusmeeldetuletusi ega arveldamiste kaustu, oli mu kontrollnimekiri kaustas märgitud suletuks. Suletud ei tähenda kustutatud, vaid lõpetatud. Nädal hiljem tuli üks noorem inspektor minu kabinetti ja küsis, kuidas ma peaksin suhtuma siis, kui keegi võtab piir isiklikult. Ilma mõtlemata vastasin, sa ei juhi tema tundeid, vaid iseenda selgust. Inspektor noogutas ja lahkus kergendatult. Selle õhtu paiku tulid Liidia sõnumid ja üks foto. Uutel omanikel oli eesuks värvitud lahe sinine, enne oli see tumepunane. Nägid, küsis ta. Jah, vastasin. Mis arvad? See on lihtsalt uks. Ta ei vastanud kohe. Mõne hetke hiljem tuli, see tundub kuidagi võõras. Muutus on alati veidi võõras. Ma sõitsin täna jälle mööda, kirjutas ta. Ei pea, vastasin. Tean, jõudis ta lõpuks sõnadesse. Nüüd kostus tema hääles midagi teistsugust, vähem süüdistust, rohkem valmisolekut asju paika sättida. Mõne päeva pärast helistas ta hoopis, mitte ei saatnud sõnateateid. Ma leidsin isa vana sõjaväelise mälestuskasti, ütles ta. Arvasin, et sa tahaksid seda enda käes hoida. Võta, kui tahad, see tundub pigem sinu oma. See polnud see, mida ma ootasin. Võtan, vastasin ja leppisime kokku kohviku ees seal, kus meie teed omavahel ristusid, neutraalseimal pinnal, ilma lukustuste ja tõkketa. Ta tõstis lauale klaasiga kaetud kastikese, klaas säras, metalldetailid olid hoolikalt poleeritud. Sa ei oleks pidanud seda korda tegema, laususin ma vaikselt. Ma tean, tõmbas ta lihtsalt õlgu. Vaikides istudes jälgisime üksteist, kuid tülipinget seekord ei olnud. Ma mängin seda hommikut peast läbi ikka ja jälle, ütles ta. Mina ka, vastasin. Mul ei oleks tohtinud öelda, et sa ei saa seal majja astuda, tunnistas ta. Ma olin vihane, vastasin. Ka mina. Silmad pöörasid alla. Aga ma lootsin, et sa vabandad lihtsalt selleks, et see kõik lõpetuks. Nagu sa vanasti alati tegid. Noogutasin. Kui me olime nooremad, hoidsin ma meeleheitest vabandust valmis, et vaid tülid kiiremini lõppeksid, isegi kui ma polnud süüdi. See ei tööta enam. Märkan, sosistas ta. Sa palusid mul vabandada, nagu oleksin kõikidest nende haigete eest hoolitsemist kõrvale visanud. See loeb, kinnitasin. Mulle ei meeldinud lihtsalt kodu ümberfinantseerimine. Nüüd näen seda selgemalt. Vaikus. Kas sa ikka ei kavatsenud vabandada? Küsis ta veel kord, pehmema häälega. Ei, vastasin. Isegi kui oleks pidanud müüma. Miks? Uuris ta, silmitsedes mu ilmet kui mis tahes kõhklust otsides. Sest see oleks olnud vale, ütlesin. Vale tunnistada midagi, mida ma ei tundnud. Sa polekski pidanud midagi valesti teinud, sosistas ta lõpuks, esmakordselt otse välja ütlemata, et mu sisetunne oli õige. Ma ei tahtnud sulle haiget teha, laususin. Teistmoodi vestlusse suunasid sina, aga sina ka määrasid lõpptulemuse, muigas ta kergelt. Just nagu raportis. Kohv sai joodud, vaikuses nuusutasime mõlemad sunnitud kergendust. Ta seadis end püsti. Kas meil on nüüd kõik korras? Küsis ta, nägu peaaegu naeratamas. Meil on selgus, vastasin. See on sinu lemmiksõna. Sa oled võimatu, naeris ta ametlikult. Ma olen järjekindel. Hommikusoojas päiksevalguses tundus mälestusekast järsku palju tähendusrikkam. Autosse astudes tundsin selle tahket raskust kätes. Korteris liikusin otse töölaua kohale, kus riputasin kasti seinale. Isa teenistusmedalid särasid ja tema nimi oli graveeritud allpool, tõestuseks, et tema pühendumus ja koduväärikus jäävad püsima ükskõik kellegi valduses.
Siis helises mu telefon. Ekraanil vilkus Liidia kiri, ma ikka arvan, et sa oleksid võinud vabandada. Istusin pimedas toas, ekraan heledast valgusest helkimas ja toksisin sõnumi, sa eksid. Mõtteis kordasin seda lauset veel korra, siis panin telefoni lauale ja vaatasin tühjale seinapinnale. Mu õde teatas, et ma ei astu tema majja enne, kui olen palunud vabandust. Mina ei palunud, sest mul polnud vaja, ma ei kaotanud maja, vaid kehtestasin piiri. Keegi võiks seda pidada kättemaksu narratiiviks, perepöörangu loo lõhkumiseks. Aga siin ei toimunud ei suurejoonelist kohtumöllu ega avalikku alandamist, ei kõlanud grandioosseid kõnesid. Kõik, mida tehti, olid paberid, allkirjad ja umbusaldav teid kellegi süüdistuste ees, mida ma polnud teinud. Mõnikord ei seisne kättemaks teise vigastamises, vaid endale enam haiget tegemisest keeldumises. Mu õde arvas, et murun mu survetunde all ja leian kiiresti rahu. Mina arvasin, et ta austab tehtud otsust ja lepingut. Me mõlemad eksisime, lihtsalt erinevatel põhjustel. Aga üks asi jäi selgeks, ma ei palvetanud omaenda ukse ees leevenemaks. Kui sa oled kunagi pidanud kärpima oma minatahte nimel, mida kuskil keegi perekonnas nõuab, siis tead, et asi ei ole vaid kinnisasjas. Asi on väärikusest, eneseväärtusest ja otsusest mitte lubada teistel kirjutada ette sinu rolli, et neil oleks mugavam. Kui sellised tõelised perelood, tõelised piirid ja loomulikud tagajärjed kõnetavad sind, siis tule ja liitu. Ootan veel lugusid, kus selguse asemel ei valitse kaos ja raskelt kätte võidetud õppetunde.